No nii, 9. päev meie reisist oleme jõudnud Shaolini. Shaolin teadupärast võitluskunstide keskus ja häll, kus on alguse saanud kung fu. No Shaolini ajaloost nii palju, et kuskil ütleme 5. sajandil meie aja järgi Shaolini tempel sai rajatud, aga tähtis on teada just seda, et selle budistliku templi eripära on see, et tegeletakse võitluskunstidega ja näiteks juba eristab teistest budistlikest templitest seda, et näiteks kuna nemad kung fuga tegelevad, siis on alkohol ja liha lubatud, mis ei ole teistele budistidele lubatud. Ja on teada ka see, et 527. aastal India munk Bodhidharma tuli siia, elas 9 aastat ühes mäekoopas, muuseas täna päeval käisime, meil oli mäkketõus, püha mägi, mille otsas Bodhidharma kuju ja nägime ka seda koobast ja elas 9 aastat koopas, milleks jälgis ümbrust, jälgis loodust, loomade käitumist ja sellest ehitas üles nii-öelda feng shui stiilid, meile, mida me praegu siin ootame just kung fu show'd ja siis saame näha näiteks konna stiil ja tiigri stiil ja just, et jälgides loodust. Ja ka tänasel päeval Shaolini templis on suurusjärgus 300 munka, aga põhiline osa, millest tahan rääkida, on just nimelt see, näiteks selline plats, kus me siin oleme, see on üks kampus, kool. Shaolini linnas on tänase päeva seisuga 100 kooli, 100 kung fu kooli, kokku 50 000 kung fu õpilast ja õpivad nad väga karmides tingimustes. Siin tundub on ilusad ehitused, aga see elustiil, mida nad siin peavad viljelema, nad tulevad 6-aastaselt kooli, õpivad 9 aastat ranges internaadis ja küsimus on selles, et tegelikult koju saavad vast kord 2 aastas, päevaplaan on nagu sõjaväes, täna neil on siin ümberringi ja taha neid nii vabalt liikumas, neil on vaba päev, aga kui vaadata siin ka ümber näiteks neid maju, siis akna peal ripuvad riided, nad peavad ju kõik endal riided ise pesema, ise endaga hakkama saama, aga miks see on nüüd nii oluline? Oluline just sellepärast, et tegelikult näevad nad seda ka võib-olla kui ainukest võimalust selleks, et tihtipeale need kung fu õpilased tulevad maapiirkondadest, vaesetest peredest ja siin on suured ikoonid ees, et siit on välja kasvanud Jackie Chan, Bruce Lee kahjuks on surnud, aga Jackie Chani filme olete kõik näinud, tema on valinud sellise komöödiastiili kung fu esitamaks Jet Li ja iga poiss siin, või ka tüdrukuid on siin, loodab seda, et tema on järgmine Jet Li. Aga vaheetapina on just nimelt see, et loodetakse saada nii-öelda sellise esinemisgruppi, et me teeme just oma aega parajaks, et 10 minuti pärast hakkab meile privaatshow, kus parimad õpilased, siis selline eliitvalik esitab meile privaatshow, näitab sellist kung fu'd kõige ehedamas vormis, pärast saame nendega pilti teha. Ja küsimus ongi see, et see on nüüd esimene aasta saada sellise kooli nagu esindustiimi. Järgmine samm on saada juba sellisesse truppi, mis käib mujal Hiinas esinemas, maailmas esinemas ja kuni siis suurim unistus oleks see, et jõuda Hollywoodi ja saada maailmatäheks, aga see ilmselt 50 000 enamusele jääb, kes siin õpivad kung fu'd jääb kätte saamatuks. Ja tüdrukuid mainisin, et ka tüdrukud õpivad siin ja tüdrukutele ei tehta mingid eritingimusi, kõik on samadel alustel, peavad hakkama saama ja ma tean seda, et siin ikkagi räägite, et selles suhtes on karm, et hellitamist ei ole, lisaks väga tihedale päevaplaanile on ka nii-öelda sellist dedovšinat, kui sellist mõistet mäletate Nõukogude armeega seonduvalt, eks ole, et see, et ikkagi tulijad on nooremad ja vanemad on vanemad ja sa pead pidevalt ennast tõestama mida? Eelkõige seda, et sa ei ole seda sattunud juhuslikult, et sa tegelikult tahad, et lisaks füüsisele karastub ka su vaim, kajastub ka su moraal, tekib filosoofia, selleks, et ega nad siin ainult kung fu'd ei õpi, see on nende kodu 9 aastaks, 6-15 eluaastani, siin nad saavad ka oma koolihariduse. Meie mõistes on see sisuliselt selline põhikool. Ja mis neist siis edasi saab?
No osad lähevad muudele radadele, osad jäävad treeneriteks, instruktoriteks ja samasse kooli, osad siis saavad nendesse esinemistruppidesse, nii et võimalused on. Aga ma tean seda, et vähemalt 81. aastast alates need 100 kooli circa on tekkinud selleks, et riigis selline vajadus, ilmselt need samad ikoonid, need Jackie Chanid ja Jet Li'd on seda asja elavnud, et iga Hiina poiss tahab saada Jackie Chaniks või Jet Li'ks. Ja sellega meie tänane trett Shaolinis ka lõpeb, et käisime siis templis, ronisime mäkke, ma võin teile öelda, et see oli paras katsumus. See oli paras katsumus, aga see oli nagu selline palverännak mäkke, aga see oli mõnus. Käisime siin just kampuses ka lõunat söömas, nüüd vaatame ära show ja siis sõidame täna õhtuks, me jõuame Kaifengi. Ja eks sealt vahendame juba järgmisi asju, et kõike ilusat teile!